Me võime otsida enesearmastust kõikjalt, raamatutest, praktikatest, õpetustest. Aga kuni me ei vabasta seda, mis meid seestpoolt hoiab kinni, jääb kogu see armastus pingutuseks, mitte loomulikuks seisundiks. Väga palju räägitakse enesearmastusest. Kuidas seda kasvatada, arendada, tunda? Aga mida väga harva öeldakse, on see, et meil pole tegelikult selget arusaama, kust see üldse ilmub. Me tahame ennast armastada, loome raamatuid, käime koolitustel, teeme praktikaid, kuulame nõu siit ja sealt, pingutame, proovime, aga sageli see tunne ei ilmu või kui ilmub, siis ainult hetkeks ja taas kaob. Miks? Sest enesearmastus ei saa juurduda sinna, kus on alla surutud emotsioonid. Valu, süü, häbi, viha, hirm, need kihid sulgevad ukse armastuse loomulikule voolule. Ja kuni me neid ei vabasta, jääb enesearmastus millekski, mida me püüame saavutada. Mitte millekski, mida me lubame endal olla. Enesearmastus ei tule meile nagu oskus. Ta tuleb tagasi, kui me eemaldame selle, mis on ta varjutanud. Armastus on meie loomulik seisund. Me ei loo seda, vaid taastame ühenduse. Vaadake loodust, loomad, taimed, planeet. Nad ei klammerdu, ei võitle, ei pinguta, et saada väärtuslikuks. Nad lihtsalt on. Lõdvestuses, ühenduses, loomulikus voos. Ainult inimene on õppinud klammerduma, kontrollima, vastupanu osutama. Ainult inimene usub, et ta peab midagi saama, et olla väärt. Aga armastus ei tule kunagi läbi vastupanu. Armastus tuleb läbi lõdvestumise. Kõik ühendused teistega, eluga, armastusega väljastpoolt saavad alguse seestpoolt. Ühendus iseendaga loob pinnase, kus kõik muu saab õitseda. Enesearmastus ei ilmu, kui sa pingutad selle nimel, vaid kui sa lased lahti kõigest, mis ütleb, et sa pole armastust väärt. Ja see on tõeline vabanemine.